ja et pühapäeva hommikune tervitus siis kõigile ja ma tänan südamest, et meie silmad võivad olla täna Jeesuse peal, mitte inimese peal. Ja me ootame tema käest. Isa, ma palun, et sinu ilmutuslik tarkus oleks meie kõigi üle täna ja et see sõna, mida sa tahad jagada oma rahvale, oleks avatud, oleks ilmutatud ja kannaks head vilja. Amen. Ja minu tänase sõnumi pealkiri võib-olla oleks koguduse küpseks saamise vajadusest. Ja nii palju, kui mina teid kõiki tunnen, olete ikkagi juba päris küpsed. Aga ikkagi on hea asju aeg-ajalt meelde tuletada, sest aastate jooksul, mida siin on jagatud koguduse küpsusest ja koguduse rollist, aastate jooksul ta võib hajuda ja kui me oleme igapäevase elu ja askelduste, rõõmude ja murede keskel, siis vahel vookused võivad minna kõrvale. Aga enne veel ma tahaksin rääkida ühest kogemusest, mida ma eile kogesin. Kõik juba teavad, eks ole, et lahkunud on Oleviste kiriku kauaaegne pastor Rein Uuemõis üleeile, siis 13. veebruaril ja see on huvitav tunne, mida ma tundsin. Et te olete ilmselt kuulnud selliseid ilmutusi või sõnumeid prohvetitelt, kus räägitakse mantlitest. On ju, mantlid. Ja hiljaaegu keegi oli näinud, et nii palju mantleid on rippumas selles sfääris, taevases sfääris, mida pühad, kes lähevad taevasse, jätavad maa peale. Aga nii vähe on neid, kes taotlevad või kes nagu on valmis olema osa sellest või võtma see vastu, sest Jumal kannab oma pärandit ju edasi. Ega see pärand, mida üks inimene kannab maa peal elades, ei lähe koos temaga taevasse. Taevas on kõik asjad olemas. Ta läheb küll nende tegudega koos, mida ta teinud on. Aga see pärand jääb siia. Ja mida mina eile siis tundsin? Ma tundsin, ütleme sellist, see polnud nagu lein ka, aga millegi pärast ma nutsin. Sellepärast, et ja siis ma sain aru, et mida see mees nagu päriselt kandis, sest tema oli üks minu esimene selline eeskuju, vaimulik autoriteet, kes oli väga jumalakartlik ja väga püha. Ja tema oli see, kes õpetas mulle esimesi ususamme. Ja tema oli ka see, kes avastas, et ma oskan laulda ja julgustas mind siis minu esimesi ülistuslaule seal Olevistes laulma, see oli 80. aastal. Ja siis ma meenutasin eile, et me olime ööpalvetel. Tema juures olid ööpalved ja ka lihtsalt kodugrupid. Ja ühel sellises kodugrupis ta küsis igaühe käest, et kes Jeesus teie jaoks on? Ja siis tulid kõik vastused, kes Jeesus tegelikult on, aga mina olin vist olnud, ma ei olnud aastatki päästetud. Aga mul oli kuskilt jäänud meelde selline sõna nagu nurgakivi ja millegipärast see kõnetas mind kõikidest teistest sõnadest kõige rohkem. Ja siis ma ütlesin nurgakivi, kui minu käes oli kord vastata. Ja tema ütles niimoodi, et sul on juba päris mitu hammast suus. Ja mul tuli see eile kõik meelde. Ja siis ma palvetasin, et Jumal, neid inimesi on nii palju, kes tahaksid olla selle pärandi mantli all, mis siia maa peale temast jäi. Ja mina tahaksin olla üks nendest. Sest see, mida kogudus kõige rohkem praegu vajab viimasel ajal, on Jumala kartus, pühadus ja pühitsust. Kõike muud me oleme vahepeal juba õppinud, kogenud, läbi käinud, aga see on see, mida see mees kandis. Ja ta kandis kuni elu lõpuni ka selle alanduse, see, et ta oli nii kaua aega haige, ta kunagi ei nurisenud, ma ei kuulnud iialgi, ta kuni viimase hetkeni, nii palju kui jõud lubas, ta rääkis Jumalast, kui ta käest küsiti. Ja mina usun, et ta sai kätte oma võidupärja
ja on taevas ja me saame teda kord seal kohata. Amen. Ja natukene nüüd sellest hammastest ja toidust, milleks hambaid vaja on, ma täna räägin ka. Aga võib-olla lähen kohe alguses selle juurde, et meenutame natukene eelmist pühapäeva, kui Pille jagas meile palvest. Ja võib-olla see tänane sõnum on natukene jätk sellele ka, mis on palve ja mis on see, mis annaks meie palvele suurema mõõtme, tugevuse ja sellise mõju. See oli väga hea, Pille, mida sa rääkisid, see andis sellise, ta oli lihtne, ta oli arusaadav ja ta oli mõeldud ka selleks, et Pille kutsus kõik inimesi rakendama seda kuuldud palvest. Mäletate, ta kutsus üles, et igal nädalal võtta üks inimene ja palveta tema pärast. Nii. Ma ei hakka küsima, kas sa seda oled teinud või ei ole, aga kindlasti te olete teinud ja palvetanud aastaid, see on fakt. Aga miks just praegu see on nagu tähtis, et Pille kutsus meid fokusseerima ja millelegi, mis on tähtis, kuidagi sellele tähtsuse omistamisele. Ja kui me palvetame siis ühe inimese pärast nädalas, siis oleme fokusseeritud sellele, kuidas see siis mõjub või mida Jumal siis teeb. Et Jumal tahab nagu näidata, kui suur on palvevägi reaalselt. Et kui sa vaatad neid muutusi, et kas midagi nüüd toimub, eks ole. Ja mäletate, ka hiljuti oli meil palvenädal. Iga õhtul toimus palve. Ja ma ei tea, kas teie, aga mina küll olen kogenud, et see on toonud nagu sellise uue tõuke ja mingisugune lisadimensioon on tulnud võidmisele, palvetele, üldse tegevusele. Ja kui ka sina seda oled kogenud, siis ma usun, et sa oled peatselt valmis ka mingil lähemas tulevikus uuele palvenädalale. Me peaksime neid üldse aastas mitu korda tegema, eks ole. Sellepärast, et me vajame uut jõuvaru. Elu tuleb peale oma survetega. Vaenlane ei maga, ta on paanikas, ta on vihane. Ja me vajame jõuvaru oma vaimule, oma hingele, aga ka oma ihule. Me vajame tervenemist oma ihule, me vajame terviklikkust, tervenemist oma hingedele ja et meie vaim saaks kasvada. Et see on väga oluline praegu. Ja üldse õppida pidevalt käima vaimus ja hingamises, eks ole. Sest et vaata, me peame seisma silmitsi sündmustega, mis toimuvad, me ei saa kõrvalt neid vaadata. Me oleme kuidagi sellesse kaasa haaratud. Kuidas siis nagu olla selles kaasa haaratud või siin, no te teate, ma siin rääkisin hiljaaegu ka sellest, et inimesed räägivad väga erinevalt kajastavad sündmusi. Mõned üldse ei taha midagi rääkida ega kajastada, sest nad on väsinud ja tüdinud ja nad püüavad ellu jääda ja ma saan sellest täiesti aru. Siis on inimesed erinevate maailmavaadetega. Ja ka kirikus on erinevate õpetuslike maailmavaadetega, sest ka kirikutes on erinevad rõhuasetused ja siis käsitletakse seda, mis maailmas toimub kuidagi väga erinevalt või püütakse üldse mitte sellega tegeleda, et kirik ei pea poliitikaga, peetakse poliitikaks, aga see ei ole poliitika, see on Jumal, mis toimub maailmas. Jumal liigub maailmas, seda sa võid nimetada, kuidas seda tahes ja sellepärast on vaja see selgus õpetuses ülivajalik praegu ja ka kristlase küpseks saamine on ülivajalik. Niisiis, ma tahaks lihtsalt küsida, kas kellelegi jäi meelde, eelmine kord Pille küsis, et mis palve on? Noh, öelge palun, mis teile meelde jäi? Suhtlemine Jumalaga ja see on kõige tähtsam, eks ju. Ja et õige inimese vägev palve suudab palju. Ja suhtlemine Jumalaga tähendab seda, et mitte ainult ei ole see ühepoolne, sina räägid, aga Jumal ka räägib. Ja see nõuab nüüd küpsust ja vaimset kasvamist, et me õpime kuulama, mida siis Jumal räägib. Milline see Jumala hääl on üldse, eks ole. Ja mitmed asjad, aga tublid olete, te teate kõik, te võite kõik jutlustada sellest, ma tean, et ükskõik, mul tuli muide see mõttesse, et siin inimesi nagu julgustada
jutluseks valmistama, igat ühteteist, vastavalt sellele, mis sul on antud, sa ei pea üle oma varju hüppama ega midagi rohkemat tegema, kui sa suudad ja kui sul on antud, vaid see, mis sul on, jagama seda, sest me peame hakkama seda jagama maailmas inimestele. Me peame olema valmis jagama lootuse kohta, mis meis on. Me peame jagama seda ja kui sa satud olukorda, kus sa ei tea, mida vastata, sa ei saa pastorit ka kutsuda sinna, et mis sa nüüd vastaksid, on ju, vaid sul peab olema sõna meeles ja Jumala vaim tuletab meelde õige sõna õigel ajal ja tema annab suu ja tarkuse, mida vastata siis, eks ole. Nüüd ma loodan, et sul on kannatlikkus täna kuulata. See teema ei peaks olema nii pikk, aga kui ma tunnen, et te juba jääte tukkuma, siis ma võin siis jätta osa järgmiseks korraks, aga ma loodan, et ei jää tukkuma. Kas siiamaani ei ole igav, ei ole? Halleluuja. Nii, ma olen siis, mõtlesin niimoodi, et mis on siis need kõrgpunktid, kuidas jagada seda teemat, mis puudutab seda vaimset kasvamist. Ja ma võib-olla siis need 4 punkti on, mida ma täna siis tahaks rääkida. Esimene on siis, kuidas üle minna piimatoidult tahkele roale. Ma tean, teiega seda probleemi ei ole, aga võib-olla teised, kes kuulavad või need, kes täna kohal ei ole, kellele just nagu olekski vaja seda, aga neid täna siin ei ole. Nii, aga ei ole mingit hukkamõistu. Ei ole mingit hukkamõistu. Inimestel võib palju põhjusi olla ja nii edasi, mitte kohale tulla. Aga ma arvan, et Jumala elu läheb nii põnevaks, et te ei taha enam ühtegi koosolekut vahele jätta. Nii esimene punkt oleks siis üleminek piimatoidult tahkele roale. Teine, kuidas kvalifitseeruda Jumala partneriks. Kolmandaks, kuidas ära tunda Jumala ajajärke, sest see on palves vajalik, on ju. Me peame teadma, mida palvetada, mis ajal, kuidas palvetada, mis nüüd on Jumalal plaanis. Nii, ja neljandaks, puhastumine koguduses ja ühiskonnas, eks. Ja siis on kõik see kirjakohad ka tulevad siin. Nagu te näete, et inimesed pole kunagi rohkem vajanud vastuseid oma küsimustele ja otsingutele kui nüüd, sest elu on läinud nii keeruliseks. Ja keegi enam ei tea, nagu te näete, valitsuses toimuvad teater, tsirkus, igalühel on oma arvamus. Inimesed ei tea, keda kuulata, kellel õigus on. Nii, inimesed on lihtsalt väsinud ja kurnatud. Nad on otsinud tegelikult elu, nad on otsinud tõde, aga nad on seda otsides väsinud. Noh, me oleme kuulnud ja laulud on isegi sellised, et Jeesus, ta on vastus. Okei, Jeesus, ta on vastus. No okei, inimesed ütlevad, okei, aga mida see tähendab, ta on vastus? Et ta pole ju siin. Kuidas ta saab mulle vastata, kui teda ei ole? Ma ei näe ju teda, eks. Kus ta on? Kuidas ta meid aidata saab, kui teda siin ei ole? No nii, vaatame nüüd sellest lähtuvalt edasi. Jeesus hetkel ei ole ihu poolest, aga ta oli. Ta oli maa peal. Jumal ise sai inimeseks. Jeesus tuli ja näitas meile isa, näitas meile Jumalat ja ta näitas kuningriigi toimimist. Ta näitas armastust, halastust, tegi haigeid terveks, õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et nemad saavad tegema veel suuremaid tegusid kui tema, eks ole. Ahaa, ta õpetas jüngreid, et nad saavad tegema samu tegusid nagu tema oleks siin maa peal. Aha, nii. Aga mis siis juhtus? Jeesus suri hoopis ära. Ja ta löödi risti nagu kurjategija. Jüngrid ka ei saanud aru, mis toimub. Siis teda pandi hauda. Ja sealt ta kadus ka ära. Täitsa kadus ära. No kuhu ta küll kadus, siiamaani ei ole keegi leidnud tema surnukeha. See on tõsi, see on ajalugu. See on ajalugu. Nii on juhtunud, nii on päriselt juhtunud. Teda ei ole, aga ta elab, ta läks taevasse. No aga kes siin maa peal on siis, kes selle Jeesuse nähtavaks teeb? Nüüd me jõuame selleni, et me ei saa öelda, et kus see Jeesus on, ma ei näe teda. Kahjuks kogudus kuni siiani
aeg-ajalt on küll seda olnud, et ta on suutnud Jeesust näidata, aga me oleme praegu sellises lõpuaegade punktis, kus kogudus peab jõudma oma täiuse kutsumise sisse, et Jeesus oleks nähtav koguduse läbi. Jeesus peab olema nähtav koguduse läbi ja koguduse ülesanne on nähtamatut Jeesust, nähtamatut Jumala kuningriiki esitleda siin nähtavas maailmas. Nii et meie oleme nähtavad. Ja see, kuidas me oleme nähtavad, oleneb nüüd sellest, kuidas me vaimselt kasvame küpseks, eks ole. Ja see on nii huvitav, et me olemegi tema ihu, eks ole, sellest räägib ju piibel. Ja ma olen nüüd uurinud, Jeesus ei ole saanud veel tulla ihulikult. Kas üks põhjustest kindlasti, ma arvan, et üks põhjustest kindlasti on see, et meie veel ei ole täitnud kõike kõiges, eks ole? Oleme sellega nõus. Me ei ole kõike kõigest täitnud, millest räägib Efesuse 1, 20-23. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist, pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele. Kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Nüüd lahkame natuke seda, mis on see kõik kõiges. Kogudus peab midagi täitma kõik kõiges. Selleks ma vaatasin ühte teist tõlget Message Piiblist. See kõlab juba palju arusaadavamalt. Kogu energia ehk siis püha vaimu vägi, Jumala jõud lähtub Kristusest. Jumal äratas ta surnuist ja asetas ta kõrgele taevasse troonile vastutama universumi juhtimise eest, kõige eest galaktikatest valitsusteni maa peal, ilma et ükski nimi ega võim oleks tema valitsuse poolt jäänud puudutamata. Vaata, kui avara nägemuse see sulle annab, eks ole. Kui sina oled temas ja kõik kõigest täidad, siis tema on ju üle kõikide olukordade, üle kõikide valitsuste, üle galaktikate. See on põhjus, miks Jeesus sai käsutada tormi. Ja see aeg on ka meil ees ja on kohe nüüd, et sa annad käsklusi, sest et sa oled aru saanud, kes sa oled Kristuses. Piibel ütleb meile, me oleme asetatud Kristusesse, taevastesse olukordadesse isa paremal käel. Me ei ole mingid putukad, eks ole? Me oleme kuninglik preesterkond, nii ütleb piibel. Kui me vaatame oma nõtrust, siis küll jah, me oleme, aga putukad on ainult see ihu, aga see ihu on nüüd täidetud temaga. Tema on meie sees, meie teeme teda nähtavaks, saad aru? Et me peame mõistma seda autoriteeti ja seda meelevalda, see on tohutult võimas. Ja loomulikult ta toimib siis, kui me ise oleme alistunud Jumalale. Kui meie ego on risti löödud, selleks ongi rist. Ilma ristita ei tule mingit valitsust ega valitsuse juhtimist kõne allagi. Surm ristil ja üles tõusmine, meie uus inimene tõuseb ja ta on Kristuses. Halleluuja, vau. Nii et ja mitte ajutiselt, vaid igavesti. Tema juhib kõike, tal on kõige kohta viimane sõna. Tema on ainus, kellel on viimane sõna kõige kohta, mis siin maailmas toimub. Et me saame inimesi sellega lohutada, et see pole lõpp, vaid see on algus. Ja loomulikult, kui Jumal tahab tuua selle nii-öelda meid viia selle finiši jooneni ja lõpetada, siis enne ta peab lammutama ära selle, mis on see kurjus, mis on väga sügavale juurdunud ja seda ei saa leebete vahenditega maha kiskuda. Nii, ja siin on veel üks huvitav asi. Kõige selle keskmes on Kristus koguduse üle. Kogudus, ma kohe tõlgendan ka, kogudus ei ole maailma suhtes perifeerne, ma kohe ütlen, mis see perifeerne on, ma uurisin natukene, mõni võib-olla teab juba. Maailm on koguduse suhtes perifeerne. See tähendab, et kogudus on keskne ja maailm on kõrvaline, mitte vastupidi.
näed. Kogudus on Kristuse ihu, mille kaudu ta räägib ja tegutseb, mille kaudu ta täidab kõik oma kohalolekule. Mida tähendab perifeerne? See on fraas, mis pärineb kirjakohast Efeslastele 1:22-23, mida ma siin lugesingi juba. Tähendab, et kogudus, see on usklike kogukond, on Jumala eesmärgi ja lõpliku reaalsuse keskmes, mitte väike, perifeerne kõrval seisev hobi või institutsioon maailmas. Vot see on see, mida Jumal praegu hakkab tegema. Ta toob koguduse nähtavale nii, et ta ongi kõige keskmes. See on sul võimas ja sina oled osa sellest. Vau! Kas tasus ära need kannatusi, katsumusi läbi elada? Nendest kogemustest õppida, kas tasus? Tasus kindlasti. Selle asemel on hoopis ilmalik maailm, perifeerne ehk siis nagu taust on ju, toimides kontekstina, kus kogudus täidab oma missiooni Kristuse ihuna, tuues esile tema kohaloleku ja autoriteedis ja maa peale. Arusaadav, eks ole? Vau, tublid olete. Nii siis kogudus on kui keskpunkt ja seda peetakse tema täiuseks, kes kõik kõigest täidab. See on peamine organism, keha, mille kaudu Kristus maailmas tegutseb ja räägib. Niisiis, Kristus peab saama nähtavaks kiriku kaudu. Halleluuja. Tema, Jumal, oli kord Kristuse ihus. Nii. Jeesuses, aga nüüd on ta taas paljude ihus, ehk Kristuse ihus, meie oleme. Enne ta oli Kristuses kui füüsilise inimese ihus, nüüd on ta meie kõikide ihus, Kristuse ihus, eks ole. Et see on võrratu. Ja sellepärast Jeesus on meile jätnud apostlide õpetuse, pärandi, tõotused, et me saaksime kasvada küpseks vaimulikult ega oleks enam solgutatud eriõpetuste ja doktriinide poolt. Nii et meil tuleb teda esitleda ja maailm saab vastuse meie käest. Halleluuja. Niisiis teeme omalt poolt kõik selle, mida meie tegema peame, et suuta esitleda teda, nagu tema on. Ja loomulikult on palve ja isiklik suhe Jumalaga siin väga tähtsal kohal, et tunda teda, et kogeda tema väge, tema ligiolu, seda prohvetlikku atmosfääri. Ja see prohvetlik osa on kogudusest olnud väga-väga puudu, aga see tuleb. Nüüd me kõik oleme märganud seda, et kristlased on väga erinevad, eks ole. Mõni on ainult paar aastat olnud usus ja tal on ilmutused. Ta karakter on juba muutunud ja siis on teised kristlased, kes võivad olla juba 30 aastat usus ja mitte midagi pole muutunud. Nende mõtteviis on sama, lapselik, nad solvuvad, nad vihastuvad, see on selline lihalik kristlus ja nad ei suuda seedida tahket rooga. Neile peab kõik ära püreestama, neile peab piima lutipudelist andma, sest selle kerge roaga on niimoodi. Vaata, mina räägin teile tahket rooga. Te keegi veel ei maga, eks ole, aga sellepärast, et te olete suutelised, te olete harjunud seedima tahket rooga. Kui me võtame lapse, kellel ei ole veel neid seedimisorganid niimoodi välja arenenud, eks ju, pole hambaidki, siis ta vajab piima. Aga mingil ajal talle kasvavad juba hambad, tema organid kasvavad ja talle ei piisa enam piimast. Tal on vaja tahket rooga ja tahke roa seedimiseks on vaja, vaadake, kui teile räägitakse sõnumit, mis vajab rohkem fookust ja tähelepanu, siis see on pingutav, eks ole, see nõuab sinu enda kokkuvõtmist, et ma nüüd fokusseerin ennast, see on tahke roog, aga see teeb mu ihu tugevaks, ma pean seda sööma, ma ei saa leppida piimatoiduga ja piimatoit on selline kerge, ilus, mõnus, sa tuled kogudusse, ilus muusika, kena, tead, sulle tehakse pai ja lohutatakse sind ja sa oled niisugune üles ehitatud. Aga sa oled nagu laps, sa ei arene piimatoiduga. Niisiis, ja neid lapsi, vaata, see on see põhjus,
Jumal armastab oma kogudust ja ta ei saa lapsi kasutada sõjas. Nad ei ole võimelised, nad ei oska mõõka kasutada, eks ole. Ja sellepärast on praegu ülim aeg kristlastel võtta ennast kokku ja küsida, Jumal, ma tahan tahkemat rooga, valmista mind selleks. Sa oled mind ju kutsunud selle aja jaoks, sa oled kutsutud selle aja jaoks, sa oled kuninglik preesterkond, sa oled Jumala partner. Aga kui sa oled laps ja sööd piimatoitu, sa ei saa olla Jumala partner, sest sa ei tea, mida Jumal tahab, sa ei tunne tema nüüd tahet, mis on tema nägemus selle aja jaoks, sest sa ei ole võimeline seedima kõike seda, see on liiga raske. Aga nüüd ma kutsun üles igat kristlast sirutuma ettepoole, haarama kõike seda, mis Jumal sinu jaoks on valmistanud, sest ega need asjad ise sulle kaela ei kuku, sa pead vaeva nägema, sa pead otsima, sa pead paluma ja Piibel ütleb, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab. Halleluuja. Niisiis, aga milles see vahe on? Kuidas saab niimoodi olla? Et mõned kristlased on nagu lapsed alles ja teised on juba küpsed. Kuidas see saab, millest see vahe tuleb? Ja mina leidsin selle vahe Heebrealaste kirja 5. peatükis 11-14 salm. Ma loen selle siis nüüd eesti keeles ja siis vaatame ka teist tõlget, siis saame asjast paremini aru. Nii. Sellest oleks meil palju rääkida. Paulus räägib siis Heebrea kogudusel, eks ole. Sellest oleks meil palju rääkida, siis millest ilmselt seal olid teatud asjad, mida Paulus tundis, et peab rääkima, aga ta ei saanud. Aga see on raskesti seletatav, sest te olete jäänud kuulmisele tuimaks. Jäänud, see tähendab nüüd ilmselt neid, kes kunagi kuulsid, aga nad on olnud laisad oma vaimulikus kasvamises ja nad on jäänud tuimaks. Nad on jäänud leigeks. Edasi salm 12. Teie, kes selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõnade esmaseid algeid. Te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Rääkige mulle lihtsamaid asju. Eks ole, seda on kergem taluda. Nii. Aga ta ütles, et teil jälle õpetatakse Jumala sõnade esmaseid algeid. No kaua me neid algeid õpime siis, halleluuja. Oleme õppinud usust, oleme õppinud palvest, oleme õppinud Jumala iseloomust, Piibli inspiratsioonist, oleme teoloogiat, kõike. Ja nüüd kaua me siis seda õpime, see on olnud vundament, seda on olnud vaja, et sinna nüüd midagi peale ehitada, eks ole, on ju nii. Ja ta ütleb edasi, nii, kes vajavad piima, mitte tahket toitu, aga igaüks, kes toitub piimast, kuula, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on alles väeti laps. Tähendab, sõna puudus, sõna omandamise puudus on selle inimese elus. Ta ei ole vilunud sellest, ta ei ole harjunud sõna lugema. Ta ei ole harjunud sõna rakendama. Vaata, sõna tuleb ka rakendada, eks ole. Nüüd tahketoit on täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Vaat, ma hakkasin nagu siis analüüsima, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Meil on kogemusi vaja, meil on katsumusi vaja, meil on elu katsumusi vaja, eks ole. Ja mis siis nagu põhjustab vaimuliku kasvu kinnijäämist, see ongi see vilumatus sõna tundmises ja kogemuste varal harjutamise puudumine. Mida see minule räägib? Mida see sulle räägib? Meie elus on katsumused, meie elus on kogemused, Jumal annab meile neid. Ja on kahte moodi võimalus neist läbi minna. Sa lähed lihtsalt neist läbi ja ei tee nende midagi, ei võta õppetundi sellest, ei küsi, et mida ma sellest kogemusest nüüd õppisin. Tead, üks asi on veel see, et õppimine on üks asi, aga selgeks tegemine on teine asi. Sa võid elus olla palju kogemusi, aga sa ei ole mitte midagi neist õppinud. Jumal tahab, et me õpime igast kogemusest. Isegi kui see kogemus või katsumus ei ole sinu süü tõttu, siis küsi Jumala käest, mida ma sellest õppida võiksin, Jumal. Ja Jumal näitab sulle. See on küpsuse kasvamine.
see on küpsusesse kasvamine. Ja see tähendab, et me võime käia koguduses ja piiblikoolis, saada teadmisi, õppida teoloogiat, aga kui kohtame nii-öelda elukatsumusi, siis me ei tee sellest järeldusi, vaid läheme hoopis kergema vastupanu teed. Ja see kergema vastupanu tee on see, et me läheme muidugi enda eest palvetada lasta on väga normaalne, eriti alguses, kui on sa oled oma usuteel päris alguses. Aga kui see pidevalt jätkub, et keegi teine paneb su käsi peale, sulle käed peale ja sa ise midagi ei tee, et sellest olukorrast õppida, siis võidaksegi sulle käsi jääda peale panema. Sa ei ole teinud korrektuure, sa ei ole teinud seda, mida Jumal on öelnud, et tee seda või tee teist. Sa jätkad samas vaimus ja ikka on ühed ja samad inimesed, kes tulevad ühtede ja samade vajadustega sinu juurde ja sa nagu tunned, et sa ei tahagi palvetada enam sellepärast, et sellest ei ole mitte midagi kasu. Et kui sa ei tee midagi selleks ise, sa ise vastutad oma kasvamise eest, siis on nagu mõttetu. See on täiesti tühi töö, eks ole, ressursi raiskamine. Ja nagu sa näed, et inimestel on mugavam mitte muutuda ja nad armastavad ikkagi sellist tunnustust inimestelt, lohutust inimestelt, aga nad ei ole pöördunud Jumala poole. Sellepärast, et Jumal suunab mingit asja tegema, mis ei ole nii mugav, aga mis on vajalik selle inimese kasvamiseks. Ja see põhjustab, et hakatakse ennast kaitsma, õigustama, süüdistama olukordi, kibestutakse ja siis pannakse ennast kinni ja tulemus on see, et mingid vaimsed kasvamist ei toimu. Ainult teiste süüdistamine käib kogu aeg, eks ole. No nii, aga me oleme võitjad läbi Kristus, eks ole ju, ja me kasutame igat kogemust, et pöörata see võiduks ja triumfiks. Ja see, kus sa oled selle võidu saanud, sa oled tugev, selle võrra sa oled tugev, sind ei saa enam ära manipuleerida, sa tunned ära selle asja, kui keegi tuleb manipuleerima ja sa saad seda inimest paremini aidata, eks ole. Niisiis, ärme laseme saatanal ennast nõrgestada ja laseme kõigel minna, mis kunagi on meile haiget teinud. See on juba vana jutt, me kõik teame seda, on ju, aga aeg-ajalt ikkagi tuleb meil sellega silmitsi seista. Ja huvitav, et siin nüüd nagu Passion tõlkes Heebrealaste 12, 1-2 on väga huvitav, siin on kohe haavadest räägitud. Eesti keeles ei ole haavadest räägitud, siin on räägitud nii, et pangem maha kõik koormav patt, mis hõlmsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Aga siis teises tõlkes on öeldud nii, me peame lahti laskma igast meist läbistanud haavast ja patust, millesse me nii kergesti langeme. Me peame lahti laskma igast haavast. Lapsepõlvest saadik, ma ei tea ühtegi inimest, kes poleks haavu saanud, mitte ühtegi. Ja sellest vabaneda ainukene ja kõige turvalisem viis on läbi Kristuse, läbi andestuse, läbi andeks andmise, läbi andeks saamise. Psühholoogid võivad aidata, aga nad kunagi ei jõua juurteni. Aga Jeesus on ainus tee ja ainus isik, kelle läbi me saame vabaks. Meid on vaja vabaks saada, et olla Jumala partnerid. Me ei saa teisiti. Kuidas sa oled Jumala partner? Ja kui sa siis ei ole nõus nagu selle tööga, mis Jumal sinust teeb, siis sa ei saagi sellest aru, mida tähendab olla partner ja hakkad süüdistama hoopis teisi, kes ütlevad, et nad on Jumala partnerid, siis ta ütleb nii, et sa oled uhke. Sa oled uhke, sa käid pea püsti, aga sa käid pea püsti sellepärast, et sa tunned Jumala lapse väärikust. Aga mitte sellepärast, et sa oled uhke. Aga religioon on alati kade ja tema nimetab uhkeks neid, kes on vabad, eks ole? Niisiis, ja ta ütleb edasi, ja siis me suudame joosta elu maratoni. Elu on nagu maraton, eks ta ei ole nii, et mingi lühike jupp, vaid ta on maraton, pikk tee. Kire ja sihikindlusega, sest see tee on meie ees juba maha märgitud, meil on kerge joosta, sest Jeesus on juba läinud ees, eks ole?
Vau, halleluuja, see annab tohutu julguse. Edasi, me pöörame pilgu eemale loomulikust maailmast ja keskendume oma tähelepanu ja ootused Jeesusele, kes sünnitas meis usu ja kes juhib meid usu täiuslikkuse poole. Vau, lahe, eks ole? Nüüd natuke veel. Nüüd ma räägin Jumala partneritest. Kas sina usud, et sa oled Jumala partner? Õige, tubli. Sa ei ole valealandlik, et ei, no mis nüüd mina tead, hea, kui ma kuidagi ellu jään ja kui ma ka varbagi taevaukse vahele saan panna, et see on valealandlikkus. Ja me oleme Jumala partnerid, sest kui Piibel ütleb, et sa oled Jumala abiline ja partner, kes oled siis sina, et sa valesti selle vastu väidad, eks ole? Et võib-olla kohe alguses, kui me saime päästetud, me ei saanud aru ja ei pidanudki aru saama, mida see Jumala partner olla tähendab. Aga ka selleks on Jumal alustanud meie treenimist ilmutustega, teadmistega. Ja mõnikord võib-olla mõned ei hakkagi kunagi aru saama, sest ta on teistmoodi Jumala partner. Ta ei ole, ega Jumala partnerid ei ole alati need, kes siin ees räägivad või koguduse juhid. Piibel ei ütle, et Jumala partnerid on paavst ja piiskop ja kõik need regionaalsed, mis iganes tiitlid, vaid ta ütleb meie kohta kui Kristuse ihu liikmete kohta. Teie olete Jumala partnerid, te olete kaastöölised, te olete Jumala abilised, eks ole? Ja ma kohe ütlen kirjakoha ka. 2. Korintuse 6:4. Vaid me näitame end Jumala abilistena kõiges, suures kannatlikkuses, ahistuses, hädades, kitsikustes. See nimekiri jätkub. Et Jumala partner olla ei tähenda alati aulisel platvormil särada, vaid see tähendab, et sa oled kannatlik ahistustes, hädades ja kitsikustes. Amen. Halleluuja. Ja Jumala partnerid siin 1. Korintuse 3:9 ütleb, sest Jumala kaastöölised oleme meie ja Jumala põllumaa ja hoone olete teie. Nüüd siit võib kinni hakata, siis jutlustajad ja apostlid ja prohvetid on siis nii-öelda Jumala kaastöölised, aga kõik teised on põllumaa. See on õige, aga igal ühel on oma põllumaa. Ka sinul on oma põllumaa, kus sina oled juht, kus sina oled Jumala partner, Jumala abiline. Sinu perekond, sinu töö, kus sa oled reisile, sa oled Jumala abiline seal, eks ole, saad aru. Nii et igal ühel on oma põllumaa ja iga üks teist on Jumala partner. Ja kui Jumala eluhingus on sinu sees, siis see on väga hea lõhnaga. See lihtsalt lõhnab nii hästi. Magus aroom, Kristuse hea aroom. Ja saa seda täis Jumala eluhingust. See on meie, las see ihu olla püha ja puhas täidetud Jumala eluhingusega. Halleluuja. Sa lõhnad hästi. Jäta see meelde. Kurat vihkab seda ja religioossed kristlased vihkavad seda. Aga Jumal hakkab praegu puhastab, no ma jõuan kohe järgmise teemani, puhastus koguduses ja ka ühiskonnas. Jumal puhastab kogudust, ära üldse muretse, et religioossed kristlased, kes on sind taga kiusanud, kes on kurja sulle teinud, nad on kadedad, nad on ebaküpsed ja Jumal halastagu nende peale, olgu armuline nende vastu, aga sina lõhnad hästi. Sa lõhnad hästi. Igaüks, kes te siin koguduses olete, ma tunnen teid, te lõhnate hästi. Halleluuja, tänu Jumalale. Vau, halleluuja. Nii et ära jää ennast kauem haletsema, kui sa tuled ükskõik millest läbi. Ma räägin endale ka, sest ma olen väga meister enda haletsuses. Aga ma tean, et ma jää sinna, ma tõusen ülesse. Ja ma tõusen üles, raputan, panen jala vastu maad, ütleme, seda sina kurat kardad ja seda sina tahad. Aga see saab praegu pööratud võiduks. Ma võidan selle olukorda, ma olen üle sellest. See haletsus, see tead, on vahel ka. Mõnikord sa nutad palvetades ja nagu sünnitad vaimus. See on midagi muud ja siis sa nutad. Piibel räägib ka sellest, et nutuorust läbi käies muudavad nad selle allikate maaks. See on midagi muud, see ei ole haletsus. Aga tihtipeale oleme rünnatud haletsuse poolt, et vaata ikkagi, millest ma pean läbi tulema ja kõik, ta on ülekohtune mu vastu, ta valetab minu peale. No mis seal siis nii väga erilist on ja uut on, eks ole, millal kurat ennem tõtt on rääkinud, ta ongi valetaja ja vale isa, eks ju, Jeesuse peale.
valetati laimu, halleluuja, brakada shakarabada kandarelikia. Nii et sa oled Jumala partner, ütle endale iga päev, ma olen Jumala partner, halleluuja, ja ma olen kursis sellega, mida Jumal teha tahab, on ju nii? Ma tunnen Jumal ära igas liikumises, kui ma olen tema partner. Ma tean, et kui midagi toimub, mis ei sobi väga kirikliku traditsioonidega, on väljaspool kuidagi kirikut, siis kui ma käin Jumala, ma tunnen ära, et see on Jumal. Ja Jumalat ei huvita, kui kirik paneb Jumala raamidesse. Seda ei ole võimalik teha. Kui Jumal ei leia kirikus, siis ta tõstab maailmast ühe inimese, kes korralikult raputab, terve planeet väriseb ja kurjuse juured kisutakse välja. Halleluuja! Ongi nii, eks ole. Ja me näeme, et see on Jumal. Me ei saa süüdistada, et Trump ei ole mingi kristlane, ta on kiidukukk ja ta ütleb täna üht ja homme teist ja mis siis? No mis siis? Vaata, kuidas kurjus on paanikas, vaata, kuidas põrgu väriseb. Halleluuja! Mis see karakter, mis see tema iseloom? Tänu sellele, et tema iseloom selline ongi ta kasutamiskõlblik nende kurjuse juurde välja kiskumisel. Ja meie kristlastena peame tundma, et Jumala liikumine on alanud. Et on alanud ärkamine, mida me ootasime hoopis teistsugusena. See ärkamine ei alanud nii, nagu meie ootasime. Me ootasime aulist siis sellist äratusjutlustajat. Aga äratus tuli kuskilt mujalt, et kuulge, wake up call, eks ju. Ärgake nüüd üles, kuulge, kaua te siin jutlustate üksteisel, eks ole ju. On ju nii? Halleluuja! Nii et kiitus Jumalale, tänu Jumalale selle eest. Ükski partner, kui me oleme Jumala partnerid, me ei saa ju teha tema tahet, kui me ei tunne, mida see meie pea teeb, see tugevam partner, eks ju, mis plaanid tal on. Me peame küsima, Jumal, mida sina tahad? Ja mida sa teed? Anna mulle ära tunda, ma tahan sellega kaasas olla. Ma ei taha pidada Jumala tööd saatana tööks, aga paraku Kristuse jõus on see asi tõusnud üles, eks ole. Aga me ei vaata selle peale, me läheme edasi oma teed mööda, halleluuja, et me ei tööta selle vastu. Nüüd võib-olla mul ongi nagu nüüd, ma jätan selle Jumala aegade tundmise vahele, ma tunnen praegu vaimus, et ma olen natuke seda juba nagu puudutanud ka, jätame selle järgmises korraks ja ma võtan viimase punkti koguduse puhastamine, et ta saaks auliseks ja väeliseks, eks ole, ja ka maailma puhastamine, sest me näeme, et Jumal puhastab kogudust ja paralleelselt ta puhastab maailma. Ja ma võtan siin ainult 2 kirja kohta ja siis me lõpetame ära. Nii, Matteuse 12:43-45. Kui rüvevaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paikupidi hingamist otsides, aga ei leia seda. See tähendab, et kuri vaim vajab eluks ja hingamiseks teatud keskkonda, kus tal on hea olla, eks? Nii. Edasi, siis ta ütleb mingi aja möödudes, eks ole, ma pöördun õige tagasi oma majja, kust ma välja tulin, aga ta tulles leiab selle tühja olevat ning puhtaks pühitud ja ehitud. Teate, ma kaua aega mõtlesin, et mida see tähendab, ehitud ja pühitud. Miks eestikeelne tõlge kuidagi ehitud? No, kui ma ehin midagi, see on ilmselt siis ilus, eks ole, et mis see sõna ehitud seal on. Jälle vaatasin teisi tõlkeid. Aga see tähendab seda, et sinna pole midagi asemele pandud. Kurivaim on välja jäetud, aga asemele pole pandud seda Jumala sõna, Jumala kartust, pühadust, pühitsust ja kui õiget sisu pole asemele pandud. See koht on jäänud tühjaks. Ja sinna tagasi tuleb siis see kurivaim ja võtab enesega kaasa teist 7 vaimu, kes on kurjemad temast endast. Nad tulevad ning asuvad sinna elama ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene. Ja nüüd tuleb see viimane lause. Nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele. Sugupõlv ei tähenda ühte inimest. Sugupõlv tähendab tervet põlvkonda. Sugupõlv tähendab ühiskonda. Aha. Nii, vaatame, mis selle ühiskonnaga saab. Nii. Kui rahvas ja riik on hüljanud jumalikud väärtused, Jumal on välja lükatud ja asemele ja sinna neid asemele on tulnud palju hullemad
7 korda hullemad kurjad vaimud, eks ole. Niisiis, et mul on selle teise tõlke, mul ei ole seda teist tõlget, aga seal on, ma olen selle kuidagi ära kaotanud siin. Aga see tähendab seda, ma lihtsalt selgitan, et kujuta ette, et ärkamine on aset leidnud, reformatsioon on aset leidnud, läheme viimase reformatsiooni juurde, Luteri reformatsiooni juurde. Kõik asjad hakkasid õitsema, kultuur, haridus, kõik ühiskond hakkas arenema, jumalikud väärtused olid ühiskonnas. Euroopa on ju kristlike väärtuste alusallikas, sealt on kõik alanud, eks ole. Nüüd, kui neid ei ole siis säilitatud või ei ole sellest hoolt kantud, et hoida neid väärtusi, siis on tulnud 7 kurjemat vaimu, teemonlikku vürsti sellele maale, kust on Jumal hüljatud ja see olukord on läinud 7 korda hullemaks, patt on läinud 7 korda hullemaks. Kõik need väärideoloogiad, Jumala vastased ideoloogiad on 7 korda läinud hullemaks. Ja mis me nüüd sellega siis teeme? Jumal tahab sellele piiri panna ja ta tahab seda selleks kasutada oma kogudust ja loomulikult ka siis maailmast võtta juhte, valitsusi tõsta, kes austavad jumalikke väärtusi. Ja miks Jumal seda teeb? Sellepärast, et Kristus peab nähtavaks saama. Ennem kui ta tagasi tuleb, enne kui Jeesus tagasi tuleb ihulikult, peab siin maa peal kogudus saama auliseks, saama kõige keskmeks, nagu ma enne lugesin, eks ole. Ja selleks on armuaeg meile antud praegu. Jumal tõstab kogudust, Jumal tõstab üles valitsusi ja kuningaid, kes kannavad jumalikke väärtusi, kes toetavad kristlust, kes aitavad kogudust. Ja see on auline kogudus, mis tõuseb ja mis saab särama ja meie roll on siis valmistada Jumalale teed. Et mäed saaks alandatud ja orud ülendatud ja kuulutama, mida psalm 24:7 ütleb. Teie väravad tõstke oma pead ja teie igavesed uksed saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla. Nii et see aukuningas Jeesus tahab koguduse kaudu ennast nähtavaks teha. Ja see sisaldab kõike, mida evangeelium sisaldab. Kõike, mida kuningriigi evangeelium sisaldab. Ta sisaldab kõike seda, mida Jeesus tegi, kui ta oli maa peal, aga ta sisaldab ka seda osa, mida Jeesus usaldas kogudusele teha, ehk siis valitseda läbi Jeesuse. See valitsuslik dimensioon tuleb esile, mida inimene on tegelikult, mida inimene nagu hülgas, kui ta Jumala hülgas Eedeni aias, eks ole. Seesama positsioon ja meelevald tuleb tagasi ja inimene saab tagasi selle, mille ta on kaotanud. Nii et Jeesus ei tee seda inimese eest ära. Ta tuli lihtsalt andma võimaluse inimesele taastada see, mis on kaotatud. Aamen. Aga aitäh, et te kuulasite. Mulle tundub, et keegi magama ei jäänud, seda kindlasti mitte. Seda on näha, et silmad säravad. Halleluuja. Tänu Jumalale. Amen.